Kindral Jack Keane on meie peamine strateegiline analüütik ja erru läinud 4 tärni kindral. Mida sa arvad, mis selle aja jooksul juhtus? Vaata, kõigepealt ma hindan president Trumpi selle eest, et ta tahtis kindlasti avada Hormuzi väina ja samuti selle eest, et ta püüdis iraanlastega sõlmida kokkulepet, mis annaks meile kõik. Nad oleksid pidanud loovutama kõik selle, mille me oleksime neilt sõjalise jõuga ära võtnud. Lepingu olemus ja kõige tähtsam punkt on see, et nad loobuksid ja lubaksid kõrvaldada oma uraani rikastamise võimekuse. Ja see peab olema selles lepingus kirjas. Ja see peab olema lepingu esimene punkt, sest kogu selle asja alguses oli küsimus nende tuumavõimekuses. Aga mõtle ka selle peale, mida iraanlased siin tahtsid, miks nad sulgesid Hormuzi väina. Nad sulgesid Hormuzi väina lihtsalt selleks, et survestada valitsussõda lõpetama. Ja meie lõpetasimegi sõja. Niisiis, mõelgem, mõistame, mis on kaalul iraanlaste vaatenurgast ja ka meie riigi vaatenurgast. Ma ei usalda iraanlasi mitte üks raas. President samuti ei usalda neid. Ta on nendega korduvalt läbi rääkinud, ta teab, et nad on valetajad ja petised. Nii et kõik taandubki sellele kokkuleppele endale, sellele, mis seal sees on ja selle kontrollimisele. Iraanlased on spetsialistid kokkulepete hägustamises ja edasilükkamises ja nad valetavad, lubavad ja ei täida lubadusi. Nii et selles kokkuleppes on palju asju mängus. Aitäh! Ma arvan, et on surve see kokkuleppe sõlmida. Aga me oleme nüüd seal, kus me oleme. Meil on relvarahu. Ja kõik taandub sellele, et kõik punktid oleksid selle kokkuleppe sõlmimiseks paigas. Kindlasti. Ja me näeme, kuidas see lõpeb. Tundub, et president saab iraanlastelt signaale, et nad on valmis kõigis neis punktides järele andma. Ma ei vaidle vastu sellele, et inimesed seda ütlevad. Kas nad tegelikult ka nii teevad, on juba teine lugu ja see ongi minu mure selle osas. President ja tema meeskond teavad, kellega nad tegelevad. Seega peame neid maksimaalselt survestama. Ja kui see meile halvasti lõpeb, peame olema julged, et see sõjaliselt lahendada. Ja iraanlased loodavad sellele. Ma arvan, et nende strateegia on viivitada ja segadust tekitada. Ja kuna ameeriklased on peatunud ja väinad on avatud, laevad hakkavad jälle liikuma, siis nad arvavad, et meil ei jätku julgust tagasi minna ja sõjalisi operatsioone jätkata. Ma arvan, et see on nende strateegia ja vaatame, kas see ka nii läheb. Saame sellest üsna kiiresti teada. Kui jõuame kokkuleppe viimaste detailideni. Siis näeme, milliseid järeleandmisi nad teeksid ja mis see tegelikult on. Aga ma olen iraanlastega seotud praeguse suuna suhtes skeptiline, sest ma ei usalda neid. Mulle ei meeldi surve vähendamine. Nõustudes relvarahuga, mida nad igal juhul tahtsid, et sundida seevad sõda lõpetama. Me tegime seda, isegi kui ainult ajutiselt, aga me peame nägema, mis selles kokkuleppes on. Kindral, kas te usute, et see relvarahu ei kesta? Kui see ebaõnnestub ja olukord halveneb, milline peaks olema sõjaline seisukoht? Me peame lõpetama selle, mida alustasime. Iisraelastel on vaja umbes 10 päeva kuni 2 nädalat. Meil kulub umbes sama palju aega. Sõjaväeülemate arvates on seal endiselt palju sihtmärke, mida rünnata. Ja ma tõesti arvan, et kui kokkulepe ebaõnnestub, taandub kõik Kargi saarele ja jõu kasutamisele. Kas sa võtad Kargi saare ja nafta jaotamise kontrolli enda kätte või hävitad selle ja põhjustad majandusliku kokkuvarisemise? Või võtad Kargi saare kontrolli enda kätte ja siis on sul eelis, et allutada nad meie tahtele ja sundida nad tõesti sellisele positsioonile, mida me tegelikult soovime. Ja see seab režiimi, ma arvan, teele režiimi kokkuvarisemise poole. Me ei saa seda kindlasti teada ja me oleme seda alguses peale öelnud. Kas sa ei arva, et see? Kas me suudame kokkuleppele jõuda? Kas sa ei arva, et kui me suudame saavutada kokkuleppe, mis välistab selle, mida me sõjaliselt teeksime, siis on see juba teine küsimus. Aga seda tuleb veel näha ja president on siin otsuse teinud. Ootame ja vaatame, mis saab. Kas sa ei arva, et see võiks olla valitsuse manööver, et võtta Kargi üle kontroll? Või võib-olla võtta kasutusele palju agressiivsem variant? Sest nad võivad oodata, et iraanlased hakkavad petma. Kuule, selles olen ma kindel. President on selles osas väga selge mõistusega.
ta teab, kellega tal on tegemist ja tunneb Kargisaare väärtust. Ja minu arvates teab ta väga hästi, et võib selle üle kontrolli võtta või selle hävitada ning mõistab, et see on Iraani tuleviku jaoks ülioluline punkt. Ja, ta mõistab täpselt, kui strateegiline see vara on ning võib selle endale võtta või hävitada, kui soovib. Jah, tal on see võime alati varuks ja ta teab seda. Olgu, linna kuumin teema oli sõjakuriteod. Ma ei teadnud, et silla õhkimine on sõjakuritegu. Minevikus on olnud palju presidente ja palju sõdu, mis tabasid sildu ja elektrijaamu. Kuidas sa reageerisid, kui seda kõike kuulsid? No, vaata, me ju tunneme oma presidenti, eks? Ta kasutab rikkalikku ja värvikat keelt. Ja ta kasutab seda läbirääkimistel hoovana. Ja ma arvan, et palju sellest oli siin kaalur. Ja see ei tähenda sugugi, et ta ei kasutaks maksimaalset sõjalist jõudu selle režiimi purustamiseks. Ta kavatses seda kindlasti teha ja tal oli palju võimalusi käepärast. Aga see rikkalik ja värvikas keel, ma arvan, et see oli osa kogu sellest survest, mida ta püüdis tekitada. Ja inimesed tõlgendavad osa sellest sõna-sõnalt poliitilistel põhjustel. Ma arvan, et ma nägin seda sellisena, nagu see tegelikult on. Ma nägin, kuidas presidendi keelt kasutati hoovana iraanlastega suhtlemisel. Ja see oligi kõik. Ja ma ei arva, et me oleme teel sõjakuritegude toimepanemise poole. Ei, mitte mingil juhul. Tühi jutt, nagu me tavaliselt nimetame. Kindral Ginni, suur tänu teile. Trump pani Iraani taanduma. Teda nimetati ähvarduste pärast hulluks, aga need ähvardused töötasid. Väin avatakse uuesti ja Iraan lubab lõpetada rakettide ja droonide kasutamise. Järgmised 24 tundi on proovikivi. Kui naftatankerid läbi pääsevad, lõpetame selle ametlikult presidendi 6 nädala jooksul. Kui hakatakse trikitama, läheme tagasi silla ja elektrijaama päeva juurde. Mulaad pidid seda teadma. Nende majandus on kriisis. Tööstusharud nagu terasetööstus, naftakeemia ja sõjatööstus on kokku varisenud. Rahvas läks juba viimase kriisi ajal tänavatele ja nüüd on olukord palju hullem. Hommikul pommitasime nende kroonijuveeli Kargisaart. Iraan ei saa seda kaotada. Meie B-52 pommitajad olid juba täna sinna teel, aga Iraanil polnud valikut. New York Times teatab, et Hiina palus neil kokkuleppega nõustuda, sest Hiina majandus ei pidanud enam vastu. Režiim oli nurka surutud ja president uskus, et sõdurite saatmine väina avama ja Kargi hõivama poleks mõistlik ning oleks viimane abinõu. Mis saab edasi? 2 nädalat rahuläbirääkimisi, mis võivad igal hetkel kokku kukkuda ning läbirääkimised peaksid algama reedel Pakistanis. Presidendi meeskond lubas uraani kontrolli all hoida. Režiim on kõikumas. Nende sõjaline juhtkond ja kaitsetööstuse baas on sisuliselt kadunud. Sageli režiimid varisevad pärast sõda kokku. Iraan võib jääda läbikukkunud ja nõrgenenud riigiks, mis püüab oma elanikkonda vägivaldselt kontrollida. Võib-olla on see valmis revolutsiooniks. Võib-olla mitte. Võib-olla mitte kunagi. Siin on täielik kaos. Naftahinnad kukuvad ja aktsiafutuurid on laes. Kui vaherahu püsib ja väin avatakse uuesti, hakkab majandus taas kasvama. Bensiini hinnad langevad $2 kanti. Kui veab, siis juba sügiseks. Ameerika heidutus on tagasi. Maailm oli just tunnistajaks muljetavaldavale sõjalise ja tehnoloogilise üleoleku demonstratsioonile, aga see pole veel läbi. Meil on veel Kuuba, Gröönimaa ja Kanada. Nälja tegin.